paistab esimese jalaväebrigaadi juhtsoomuk. Et sellel soomukil on siis brigaadiülem kolonelleitnant Aron Kalmus, kellel on ka välismissiooni kogemus Iraagist. Kui ma nüüd õigesti kokku lugesin, siis me näeme kokku... Aron Kalmus paistabki ja see on siis see on Pasi XA-180, mis kaalub 15 tonni, liigub umbes 90 kilomeetrit tunnis ja ujub umbes 8 kilomeetrit tunnis. Ja esimene jalaväebrigaad on siis Eesti kõige lahingujõulisem üksus. Selles on 7 pataljoni ja 3 üksikkompaniid. Ja see on ka tõsi, et reservväelane annab strateegiale sisu. Ja siin näidatakse siis Scouts-pataljoni juhtsoomukit ja Scouts-pataljoni ülem Andrus Merilo, kes on juhtinud Eesti kaitseväelasi ka Afganistanis ja Kosovos ja lippur on pataljoni veebel, staabi veebel Andreas Rebane ja need on siis raskemad pasid, mille Eesti ostis ka Hollandist Pasi sisu XA-188. Ja need eelmised läksid siis Kalevi jalaväepataljonile ja neid me näeme natukese aja pärast. Neid me näeme natukese aja pärast, et need pasid ei uju, aga nende soomuskaitse on väga kõrge ja nad on Afganistanis päästnud paljude Eesti sõdurite elu, et liini või isevalmistatud lõhkekeha otsa sõites on kaotanud ratta või läinud lömmi, aga mehed on kõik ellu jäänud. Ja seda pearelva on võimalik juhtida soomuse seest, et pearelvaks on 12,7 või kes filmidest teab paremini 50 cal 50 kaliibriline raske kuulipilduja, mis põhimõtteliselt hävitab ära ka väiksemad soomukid, rääkimata elavjõust. Aga Scouts siis saab lähiajal endale need CV-d, millest me korra juba hakkasime rääkima? Et esimesed CV-d peaksid hakkama juba järgmisel aastal Eestisse jõudma. CV 90-35, aga räägime neist lähemalt siis, kui pilt on ka ehk. On ja mitte pilt, vaid nagu proovist oli kuulda, ka heli oli üsna vabaduse heli. Ja vaatame, et kuidas see mürin ja maa vappumine siia tuleb. Ja see on Raigo Paimla peaks olema Kalevi pataljoni ülem. Lipp on ka taga, ja pataljoni ülem Hannes Alesmaa, keda täna paraadil ei ole, on siis välja õpetanud eeskujulikult ajateenijad soomustransportööridele ja kellel on ka väga paljude välismissioonide kogemus. Andres Rebasel oli vist 6 ja kes oli Scouts-pataljoni veebel ja Kasel on mõnevõrra vähem. Ja nad on viinud sisse siis Kalevi pataljoni drill-seersantide süsteemi, et ajateenijad õpivad drill-seersantideks ja on suurepäraselt õpetatud kasutama soomukeid. Et see soomuk siis kaalub 15 tonni ja raske pasi, mis on Scouts-pataljoni relvastuses, võib kaaluda kuni 23 tonni. Sõltuvalt, mis lisad ja varustus seal peal on. Ja neid soomukeid sõidab siit mööda täpselt 15 tükki, mis on, kui vaatajad kujutavad ette, et see on umbes nagu tugevdatud kompanii, et see on suurem kui kompanii. Ja pearelv taas 12,7 raske kuulipilduja. Ja Kalevi jalaväepataljoni erilisus ongi siis ju selles, et tegemist on ajateenijatel põhineva soomusmaneeverüksusega. Ja sellel on jällegi traditsioonid, mis ulatuvad vabadussõtta, et Kalevi pataljoni lõi spordiselts Kalev, kellel ka praegu on pataljoniga täitsa side olemas ja nüüd siis meditsiinisoomukid. Kalevi pataljoni meditsiinisoomukid. Kalevi maleval on tõesti siis taga
suur ja väärikas ajalugu, sünnipäevaks siis 20. detsember 1918. Ja nüüd on siis tankitõrjeüksus, et need on tankitõrjeraketid Milan, mis on Viru pataljonist. Ja tankitõrjeraketid Milan on siis välja töötatud tankide T-72 hävitamiseks. Prantsusmaa ja Saksa ühistöö läbistab soomust kuni 800 millimeetrit või soomuse ekvivalenti ja tabamiskaugus on, ütleme jämedalt 300 meetrit kuni 200 kilomeetrit. Ja sellest aastast võtab siis pataljon narvakad saavad täna nii-öelda täie raha eest. Tehnikat on tõesti palju. Sõidab mööda soomustatud Unimog. Selliseid veoautosid, soomustatud veoautosid kasutasid Eesti kaitseväelased Iraagis. Unimogi pluss oli see, et kuna ta oli pealt lahti, siis ta tundus paljudele hullumeelse projektina, aga samas see teatud situatsioonis päästab sõduri elu. Ja see on siis esimese jalaväebrigaadi Tagala pataljon. See on siis üks 7 pataljonist, kelle ainus ülesanne on tagada kõigi teiste pataljonide ehk siis 6 pataljoni lahingutegevus. Ja need, mis siit mööda sõitsid, olid pesukonteinerid, et kus saab pesta ja kuivatada pesu. Üldse mitte vähe oluline asi. Väliteenistuses äärmiselt oluline. Kas Tagala pataljon on esimest korda vabariigi aastapäeva paraadil? Brigaadi Tagala pataljon paraadil. Ja pataljoni lipp on samuti tuli uus. Töökojad ja nüüd on traktorlaadur, et nagu Lõuna-Eestis öeldakse, et ega inimene massina vastu ei saa, et masin laeb ikka kordades rohkem või kordades kiiremini, kui sõdurid jõuavad laadida. Ja nüüd on vedukauto, mis suudab vedada ka raskeid soomukeid ja tanke. Ja nüüd CV 90-36, parandan, 35, CV 90-35. See on nüüd see, mida oodatud on. Ja Eesti on endale samasugused ja väga head jalaväemasinad ostnud, mis tähendab meile täiesti uus võimet ja viib kaitseväe manöövrivõime uuele tasemele. Eesti ja Hollandi sõdurid nende masinate tornides paraadil sümboliseerivad kahe riigi head koostööd ja Hollandi panust siinse regiooni julgeolekusse. Ja see on, ütleme nii, et kõrgtehnoloogiline relv. Et ta näeb väga kaugele ja ta näeb ka, kui ta on laserrelvaga sihikule võetud ja saadab välja siis petteraketid nagu helikopter või allveelaev, kes on filmidest näinud. Eks siis sisuliselt ta juhib nagu soojuse peale siis ära? Jah, juhib soojuse peale ja see kaalub 27-35 tonni. On tunda siin bussis küll, maa võdiseb. Ja see on siis... Daamid ja härrad, see on tank. Esimest korda ka taasiseseisvunud Eesti paraadil on tank, küll mööndustega. See on küll pioneeri tank, aga see on tank. See on Leopard 1 Sashi, kaalub 40 tonni. Sest teatavasti eestlased on väga kirglikud riigikaitse debatis osalejad ja on kirglikud tanki pooldajad ja kirglikud tanki vastased, aga tegelikult seda niimoodi sõnastada ei saa, sest kaasaegses relvastuses on vajalikud mõlemad. Absoluutselt moodsat sõda ilma tankita ei ole olemas. Ei olnud Iraagis, ei olnud Afganistanis ja see, mida me Ukrainas näeme, see räägib ka, et tankita ei saa. Ja nüüd sõidavad mööda siis Ameerika Ühendriikide ratsaväe Strikerid. Et see Striker on tegelikult saanud oma nime kahe
sama perekonnanimega sõduri järgi, kellest üks langes siis teises maailmasõjas ja teine langes Vietnamis. Ja kaal on neil 16 tonni ja need on ka keerulised relvasüsteemid, millega saab hästi juhtida lahingut, et seal on siis C2 komand- ja kontrollsüsteemi arvutid sees. Et esimest korda lahingutegevuses kasutati neid 2003. aastal Iraagis ja ratsaväeüksus on siis varustatud Strikeritega. No ma ei tea, kas ma reedan nüüd mingi saladuse, aga käisime 2007 Strikeritega patrullis Bagdadis ja oli korralik tööloom. Haifa tänaval. See oli üks kole koht sel ajal. Ja no siis oli rahulik, kui sa käisid, aga pärast juhtus igast asju. Aga see on nüüd Kuperjanovi pataljoni miinipilduja patarei, 120 mm miinipildujad, mille laskekaugus on, kui mu mälu ei petta, 5-6 kilomeetrit sõltuvalt laengust. Üksuse ülem on nooremleitnant Kaspar Põder. Ja need 120-sed on Rootsi päritolu või? Jah. Ja nüüd on siis möödasõidul õhuseire division. Ja siis õhuseire division näitab portatiivset radarit Thales Groundmaster 403, mis on siis soomustatud 4-rattaveoga sisuautodel ja see radar näeb, ütleme, 400–500 kilomeetrit. Komplektis siis koos radaripostidega Muhus ja Tõikamäel ja see ongi siis Tõika postiradar, mis siit läbi läks. Ja kolmas radar on siit mitte kaugel Väike-Maarja lähedal Laekveres. Need on abiks ka tsiviillennunduse turvalisemaks muutmisel. Absoluutselt. Sest lennupilt on ikkagi põhjalik. Nii, ja need on kaitseliitlased takkitõrjujad. Et veavad siis Mercedes maasturite järgi 90 mm tankitõrjekahureid, mis on Rootsi päritolu. Ja nüüd on siis neis Unimogides 81 mm miinipildujad. Ja rühmaülem nooremleitnant Kaido Männi, 11 aastat Kaitseliidu Järvamaleva liige. Ja laskekaugus on neil kuni 5 kilomeetrit, no natuke vähem. Ja nüüd on siis toetuse väejuhatus ja suures plaanis on lipuohvitser major Indrek Lilleorg. Toetusväejuhatuse ülem on kolonleitnant Kalev Koidumäe, keda kaamera näitas varem, kui ta tähtsate meestega tribüüni ees rivis seisis. Ja siis toetusväejuhatus on nüüd uus väejuhatus, mida võib ka eraldi väeliigiks pidada, mis enne oli Kaitseväe logistikakeskus ja on siis oluline, kui oskus sõdida. Ja sellepärast, et kui sul logistikat ei ole, kütust ja varustust juurde ei tooda, siis sa ei sõdi, ei liigu. Need ongi suured kütuseveokid. Muide, kas te teadsite, et väejuhatusele allub ka Kaitseväe orkester? Meil on oma orkester, jah. Ja sealhulgas vastutavad ka kõigi Kaitseväe 10 söökla toimimisest. Ja nüüd on siis Mercedes-Benz Unimogid, mille järel on supikahurid ja seal on, kui 3-käigulist lõunat suudab see supikahur tulistada välja 250 portsu ja näiteks suppi 500 portsu ühe keeduga. Kasutatakse keetmiseks lennukikütust ja need on siis meditsiiniautod. Mercedes-Benz Unimog, väga kõrge läbivusega auto.
ja toetusväejuhatuse lipukiri ex nobis dependent tähendab, et meist sõltub. Ja mis peab meelde tuletama, et igast sõjaväelogistikust sõltub, kas Eesti sõdur või kaitseliitlane suudab talle täita pandud ülesandeid, ükskõik kus maailma nurgas ta ka ei oleks. Ja siis on evakuatsioonimasin, mis suudab evakueerida praktilise